Energiamajanduse telgitagustes. Tere tulemast kuulama ABB podcastide sarja järgmist osa, kus tuleb juttu järelkasvust. Ilmselt on tegu meie jaoks ühe kõige olulisema teemaga, sest järelkasvuta ei ole tulevikku ja tööjõud ning selle kvalifikatsioon on ülioluline sellises konkurentsitihesas maailmas. Sellepärast oleme ka pühendunud sellele eraldi saate, kus meil on tulnud saatekülalisteks Jukka, Patrikainen ABB-st ja Raine Paju Eesti Energiast. Ja mina olen saatejuht Enn Karin, samuti ABB-st. Kuna tänane saade räägib palju tööst, haridusest, karjäärivalikutest, siis võib-olla oleks mõistlik alguses natukene rääkida ka iseendast. Et kuidas me jõudsime üldse selle karjäärivalikuni, selle erialani, kus me oleme ja kuidas me oleme jõudnud praegu siia, kus me oleme. Et võib-olla eriti just juhtide vaatevinklist on eriti huvitav kuulata teie karjääriteed. Et võib-olla alustakski Jukka sinust. Tänan. Mä tulen Suomesta ja se elukant, kus mä olin, niin se oli täis paperitehasi. Et se joen ääressä, kus me eläsimme, niin siinä oli 5 suurta paperitehasta ja ikätehasessa tööttäisi umbes 2000 inimistä. Ja se oli väkä hea voimallus kaikille nuorille ihmisille sellaajalla Suomessa se tööstys. Ja suuret masinat, suuret tehaset, suuret suitsut ja suuret masinat ja niin edasi. Ja se oli lihtne otsus, että se oli kaikki ihmiset rääkivät, kaikki tiesivät, että sellaiset suuret tehaset on olemassa. Ja mä isekaan, kun mä läksin praktikantille, niin se oli vaikka lihtne otsus, että mä tahan tekeletään tööstysessä ja mä tahan tekeletään elektrialatekaan. Mis aastal see oli, kui sa Se oli 88. Aastal 88, yes. Ja mis eriala sa õppisid? Se oli energiajaamat. Kotka tekniikkakorkeakoulussa ja 4,5 aastana ja puoli aasta praktikantti osa oli ka paperitehasessa minulla. Et mä olin erinävättässä paperitehasessa, ikäsuvi alustin maikuus ja lopettasin augustikuun loppes. Ja Raine? Ma arvan, et mina jõudsin energeetikani eelkõige vist kuskil põhikooli lõpus, kas 8. ja 9. klass. Meil oli väga minu arvates motiveeriv ja selline tore füüsikaõpetaja Riina Loorand ja füüsika võib-olla tänu temale kujunes üheks mu lemmikaineks. Ma põhikooli isegi lõpetasin füüsika, oli lõputunnistusel 5 ja tema kuidagi seda ainet õpetades tegi keerulisi asju, seletas lihtsalt. See tuli nagu jäi meelde, see sobis, ka olümpiaadidel sai käidud ja isegi lahendasime kirja teel Tartu Matemaatika-Füüsika ülikoolis matemaatika-füüsika ülesandeid, et see õpetaja nii-öelda motivatsioon oli see, mis andis motivatsiooni minna ülikooli õppima elektroenergeetikat. Ja ma läksin seda elektroenergeetikat läksingi õppima 94. aastal ja see kindlasti oli tol ajal nagu keeruline ja raske, aga ma mäletan, et kui see sisseastumiskatsed või eksamid olid Tallinna Tehnikaülikooli, siis seal sisseastumisel jagati neid brošüüre, mis kirjeldasid seda eriala ja ma mäletan, et seal oli kirjas, et need, kes lähevad elektroenergeetikat õppima, nendel tekib võimalus minna tööle kas välismaale või töötada rahvusvahelistes firmades, sest tol ajal tulid Eestisse just sellised firmad nagu Siemens ja ABB ja veel mõned sellised tuntud Euroopa energiafirmad ja need on energiaga seotud firmad ja see oli väga motiveeriv, sest tol ajal 90. algus ma ise tulin ju Rakverest, et oli selline maailma avardumine ja see oli nagu nii suur asi ja kuna ma olin nii-öelda ingliskeele eriklassist ka veel, siis ma nägin, et kui ma kombineerin oma ingliskeele oskuse ja huvi füüsika vastu, et äkki mul õnnestubki sellisesse rahvusvahelisse firmasse saada, see tol ajal tundus nagu väga suur motivatsioon. Nii et ma arvan, et sealt alates kuskil
sai alguse minu selline energeetika huvi. Ja Jukka, küsiks siis sinult ka üle, et kus su esimene töökoht oli? No minu isä tekelee paljon metsätööt ja se oli minun ensimmäinen työ oli ollut korjata metsäspuut. Ja siis tuli loomulikult paperitehaset ja niin edasi. Ja mä mäletän hästi, kun mä olin suvepraktikan suuressa paperitehasessa ja tuli tehdä sen päägeneraattorin holdus. Se oli 3 kuu projekti ja minut nimetettiin siihen apipoissiksi. Ja tuli kaksi teknikut Suomesta, ne oli ABB Strömberg Service sillä hetkellä ja siis pääinsinööri tuli Saksamaalta, kun se oli Siemensin generaattori. Ja minä olin terve suven siinä projektissa kiinni ja se oli niin sellainen hea kokemus ja näitte, kuidas suuret masinat on ehittätyt ja kuidas se holdus peaks tekemään ja millinen niiden inimisten oskaminen oli. Niin se oli sellainen niin kuin viimeinen paukku minun karjärille, että jes, me tahan olla sellisessä ärissä kaasattu. Ja sieltä tuli ka ABB siis mingi hetk? Just, sieltä tuli ABB, että se oli niin hea kokemus, että mä otsustasin, että yksi päivä tahan olla siinä ettevõttes ka isi tööl. Ja Raine, sul oli tol ajal oli Siemens ja ABB ja sellised välismaa firmad, aga jah, ma ei maandunud lõpuks ei ABB-sse ega Siemensisse, aga ma olin praktikal Eesti Energias, elektrivõrkudes, Viru elektrivõrkudes. Ma sattusin releekaitse automaatika gruppi. Mul väga vedas, et ma sinna sattusin, sest see oli minu jaoks väga suur väljakutse jälle, ta oli keeruline, ta on, releekaitse on energiasüsteemis kõige keerulisem osasid üldse, aga mul jälle vedas oma juhendajaga, kes oli äärmiselt tark ja siukene nutikas inimene, Jaak Kongi ja ma õppisin tohutult palju seal. Ja siis järgmine käik oli juba see, et ma kandideerisin Soome põhivõrku Fingrid ja sain sinna algus praktikandiks ja pärast jäin sinna Soome siis tööle. Ja pärast, kui ma Fingridis lõpetasin, siis ma juba alustasin Eesti Energias. Ja mina olen ka tegelikult elektriinseneri taustaga õppisin TTÜs elektroenergeetikat, samamoodi nagu Raine. Ja minu võib-olla saamislugu oli natuke teissugune, et mina ei teadnud Siemensist ja ABB-st väga eriti midagi, aga gümnaasiumis viidi mind tuumaelektrijaama. Siis oli Leedu Signalinas oli veel tuumaelektrijaam, oli töös ja see tundus kõik väga võimas ja mastaapne ja kui ma valisin erialasid nagu ülikoolis, siis energeetika nagu kuidagi jäi pinnale ja sealt tuli ka see elektroenergeetika ja tegelikult väga hea valik oli, et tunnen, et ei teagi, kas midagi muud oleks üldse tahtnud teha edasi. Ja sealt nüüd edasi siis ongi minu esimene töökoht tulin ABB-sse ja olen siin olnud müügis, teinud erinevaid asju elektriinsenerina ja üldse nüüd töötan Norra jaoks. Et see on sellised võimalusi pakuvad, need suured firmad. Tahate veel siia midagi lisada juurde? Jukka? Ma voisin lisätä väike. Mä mäletän, kun mä tulin gymnaasiumista läpi ja olin kaitseväessä ja mä ütlesin, että kuhu mä suunnan. No okei, ne oli ne paperit ja oli yksi. Aika mun isä ytlesi, että kuule, elektrit on alatti vaja, suuna sinne. Ja siis se oli väga hea no way ja niin mä läksin. Kusjuures nüüd, kui Jukka seda ütleb, mul tuli ka meelde, et tegelikult mu vanaisa töötas Viru elektrivõrkudes raamatupidajana ja ma mäletan tol ajal, kui see arutelu oli seal keskkooli lõpus, et kuhu edasi õppiminnes, tema ütles ka, et kuna tal oli palju kolleege ja sõpru seal Viru elektrivõrkudes, ta ütles ka, et elektrit on alati vaja, et sama lause, mida Jukkale öeldi Soomes, et seda öeldi meil Eestis samamoodi. Elektrit ja süüa. Väga hea, aga liigume edasi võib-olla tänase siis sellise peateema juurde, mis on järelkasv ja miks me sellest teemast üldse täna tahame rääkida, on pidevalt uudistest läbi kõlav sõnum, et spetsialiste on puudu. Ja tundub nagu, et see kimbutab justkui igat sektorit, et on puudu õdesid, arste, psühholooge, IT-spetsialiste, elektrikuid, nii edasi. Eesti majandus samal ajal kiratseb, eksportival tööstusel on rasked ajad, töössektoris on nagu tööjõudu üle, teises jälle puudu, tundub nagu selline majanduse ümberstruktureerimine,
me räägime ikkagi spetsialistide puudusest, et millest täpsemalt või kellest täpsemalt meil nagu puudu on? Kui ma võin alustada, siis ma võtaks võib-olla ühe sammu korraks tagasi. Ehk päeva lõpuks ju, mis meid ühtepidi motiveerib kõiki, on see, et meil oleks nagu kvaliteetne elu ja hea elujärg nii-öelda. Ja turvatunne, stabiilsus. Aga et seda saavutada, peaks olema meil ju konkurentsivõimeline majandus. Ja omakorda selleks, et meil oleks konkurentsivõimeline majandust mõõdetakse sisemajanduse kogu produkti kaudu ja seal on üks oluline komponent on meie nii-öelda ekspordivõimekusel. Ja ekspordivõimekus jällegi sõltub väga palju, on teenuseksporti, aga on ka tööstus- ja toodangu eksporti. Ehk täna me räägime siin ju peamiselt ju tööstustoodangu ekspordist. Aga tööstustoodangu eksport, see eeldab alati väga erineva kvalifikatsiooniga tööjõudu. Meil on vaja kutseharidusega inimesi, meil on vaja kõrgkoolide haridusega inimesi, meil on vaja tippinsenäre, meil on vaja teadust, meil on kõik erinevad vaja. Et see ongi selline järelkasvu vajadus, ehk kui hakata vaatama rohujuure tasandilt, selleks, et meil oleks tulevikus Eestis hea elada, meie majandus oleks konkurentsivõimeline, meil on vaja nii-öelda mitmekesist kvalifitseeritud tööjõudu, kutseõppest kuni tippteaduseni välja, et meie majandus areneks ja oleks tulevikus konkurentsivõimeline võrreldes ka teistega ja iseendal läheks hästi. See on selline põhiline motivaator, miks järelkasv on oluline ja miks nagu me peame sellega tegelema. Oskaminen on alati ollut olullinen teema ja se on tulevikus ka. Et se maailma liikkuu edasi ja elektrit on ka tulevikus vaja rohkeammin. Ja nyt me erittisiin Euroopassa elämme niinku täiesti uutta aika, mitä tulee niinku elektrijaoksi ja nöydlysen jaoksi. Et ihmiset tahavat liikkuta edasi, maailma liikkuu edasi, tähän pitää rohkeammin elektrit on vaja. Ja seadmet, mitä ne oli 3-40 aastat takaisin, mitä ne on sel hetken on täiesti teiselaiset. On vaja erinevät oskusia ja on vaja rohkeamoskusia. Vaikka paljon rääkittäkseen sel hetkellä, että automatiikka tulee ja robotiikka tulee, että kas ihmiseltä kaup työ. Ei kao. Mä arvan, että se on vastupidi, että koko ajan sitä elektrinoudusta on vaja, on rohkean vaja ja se tähendää ihmisten oskusiin niin laajemmalle, että me ei ainult, me ei tohi rääkitä insinööristä, täpselt niin kuin Raine ytläsi, että se alkaa kutseharidusesta ja niitä on tulevikuskaan vaja, että se robotti ei aita meidän tootmisen jaoksi ja või ütleme niimoodi, et kui tulevad robotid, siis on vaja ikkagi inimesi, kes oskavad neid roboteid käsitleda. Niin, että kui sinulla on tootmislinja, kus on näiteks 10 robotit, niin on vaja ka ihmiset ja pääkasuttajat, kes oskavat kasuttaa ja programmeerida robotteita. Et se työ luo uut tööt. Ja Eesti majandus on väga olullinen, että me saamme välismaalaisia investoreita siihen. Ja kuna ne välismaalaiset investorit mötlevät, että kas me tulemme Eestissä, niin siellä on erinevät kriteerit ja yksi kaikkein olullisem on oskaminen. Että kas meillä on piisavalt ihmisiä, kello on oskusi niin kutseharjoituspuolella kuin insinöörialalla kuin tippspesialistialalla. Siinä myötä se on ylikriittinen asia se oskaminen. Just, et kas me räägime, eks ole, siis põhimõtteliselt tööjõu nii-öelda siis tootlikkuse tõstmisest, et meil oleks tulevikus ka kõrgepalgalised töökohad Eestis, aga ikkagi küsimus on nagu sellest, et kust peaks tulema need tuleviku töötajad, et Eestis on iibega ei ole just kõige paremad lood ja seda pealekasvu nagu ei tule sealt, et kuidas nagu veel targemini me peaksime seda Eesti majandus siis juhtima tulevikus järelkasvu silmas pidades ka, et kust tulevad need tuleviku nagu kasvusuunad?
No me teame jah, et mitmed uuringud ju näitavad, et Eestis on puudus inseneridest, Eestis on puudus kvalifitseeritud tööjõust, meil on nii-öelda öeldakse struktuurne puudujääk, et mõnes valdkonnas on nagu üle, mõnes on puudu. Ehk ega siin sellist ilmselt ühte lahendust ei ole. Kindlasti ümberõpe, näiteks meil omal Eesti Energias alati hiljuti üks hea näide oli, kus üks inimene Narva karjäärist koondati, ta oli mehaanik, aga aastaga ta õppis ennast ümber Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses Narvas, omandas elektrikuomanduse ja täna ta töötab meil tagasi Narva karjääris, aga mitte enam mehaanikuna, vaid elektrikuna. Ehk selline ümberõpe on kindlasti üks lahendus, aga ma arvan, et põhimõtteline lahendus ikkagi on seal jällegi seal rohujuure tasandil, millest ma täna seda podcasti alustasin, et selleks, et noored läheksid õppima üldse tööstus- või tehnoloogia erialasid, see hakkab peale keskkonnast, kus nad kasvavad, vanemad kasvatavad lapsi, kuidas on nende suhtumus. Väga palju mõjutab seda kindlasti ka selline avalik kuvand, mida meie ajalehed räägivad, mida meie riigi tippjuhtkond sellest arvab. Minust on viimasel ajal positiivne see, et majandusministeeriumis on uus plaan, kuidas Eestisse tööstust luua, kuidas Eestis motiveerida tööstust. Ma arvan, et see sõnum jõuab ka noorteni kindlasti ühel hetkel ja kolmas selline aspekt on kindlasti need samad füüsika või nüüd inglise keeles STEM, Science, Technology, Engineering ja Mathemaatika, need samad õpetajad koolist, kes on seal just nimelt põhikooli lõpus, kuna seal toimub selline lastel selline avanemine ja hakkavad nagu mõtlema, mis edasi hakkab saama, et õpetajate roll on äärmiselt suur, et siin ongi see, et kui me tahame, ja meil on vajalik, et meie majandus areneks, meil tekiks siia eksportivat ja lisandväärtust loovat tööstust, tootmist, siis see alguse ikkagi saab kodust ja õpetajatest ja koolist, kuidas ja kui palju meil on kvalifitseeritud, eelkõige siis täna me räägime matemaatika, mis on põhialus, aga ka füüsika õpetajatest, et me teame, et Eestis on nendest puudus täna. Mitmed koolid on kas asendusõpetajad või üldse puudub, et see on üks suur teema, mis vajab lahendust ja kindlasti selle suunast liigub paremas suunas ka, aga see aitab, ma arvan, ka nii-öelda leevendada seda tööjõupuudust, mis on tööstuses ja tootmises. Joo, yksi olulisin on se tööstuse pilti niin kuin väljätoominen jopa sinne rohetasemelle, että mä ei ole kindel, että kas niin kuin nuoret saa paru, että millinen se tööstys on sel päivällä. Että se ei ole keevittusmasina ja mustsuitsu, että tööstys on väkä nutikas ja väkä voimissas ja väkä hea tööantja ja aika siinä on käynyt niin kuin suur muudattus, että kun minä olin itse nuori, niin me koko ajan kehittäisimme ja remonteerisimme jalkrattasia ja moottorrattasia ja kojuus oli 2 kuubikmetriä leekot ja niin edasi. Aika tänä päivällä kas on niin, mä ei ole kindel, että se on niin. Ja että se ei ole niinku sellist fyysillistä niinku rasvasia tekemistä niinku jalkrattasekaan näitteeksi. Ja siinä tulee täpselt se opettajan roll niinku suurelle piltille, että se opettajat saa paru, että millinen se tööstys on. Oppilaset kylästävät siinä, me näittämme, opettajat kylästävät tööstysen juures, että me jakamme rohkeammin sitä pilttiä, että tööstysessä on kaikki, mitä voi olla. Että näiteks me siinä Eestissä rääkimme väga paljon IT:stä. Se on tupli ala, aga tööstys on ka täis IT:tä. Että ikä masina selpäivällä, mitä me siinä ehittämme ja mitä Eesti Energias on kasvuttasella, siellä on IT juures. Että se on yksi osa. Ja se tuo sitä rohkeam sitä tööstyseen pilttiä ja sonumi niin kuin laualle. Võib-olla üks mõte, mis ongi, et kui meil on olnud siin IT ju väga populaarne noorte seas ka ja jätkuvalt on kusjuures, ma ju ise mul omal noored ka, üks noor just, tema sõbrad on ka väga palju IT-d jätkuvalt õppima läinud, aga ongi see, et on need edulood, miks motiveerivad, eks Eestis me teame, meil on mitu nii-öelda ükssarvikut tulnud just teenusmajandusest ja need on väga palju tehnoloogia
valdkonnast, et kui me saaksime ka tööstuses ja tootmises, nüüd hakkab neid juba vaikselt tekkima siin, eks ole, skeleton ja vesiniku valdkonnas ja neid hakkab juba tulema ka, et need edulood kindlasti mõjutavad noori. Nad näevad neid asju, kindlasti nüüd on ju TalTechis ka aastaid oli see elektroenergeetikas, mida me enne kui mõlemad oleme õppinud, oli see sisseastujate hulk oli niisugune 90 ligi, nüüd viimastel aastatel see on 3% võrra kasvanud, aga ta on kasvanud just tänu sellele, et väga palju räägitakse akude lahendustest, tuuleparkide lahendustest, päikese lahendustest, tarbimise juhtimist, et on tulnud sellised uued tehnoloogiad, uued valdkonnad, see motiveerib noori õppima minna, et meil on vaja edulugusid, meil on vaja edukaid inimesi sellel alal näidata, kes näitavad, kuhu võib jõuda, mida võib teha, siis see motiveerib ka neid noori õppima neid samu reaalaineid ja hiljem minema ka õppima tehnoloogia erialaselt. No just, meie valdkonnas eriti on ju praegu ikkagi kõik käib ümber rohepöörde ja see, ma usun, on ka noortele väga oluline teema. Et üks teema võib-olla, kui siin nagu järelkasvust rääkida, et tegelikult me näeme ka mujal Euroopas on ju tegelikult probleemid on sarnased. Ja seal on juba aastakümneid võib-olla on isegi olnud kohati lahendus ka see, et tuleb ka väljast päris palju tööjõudu sisse ja seda on ka Eestis nagu vaikselt hakanud juba näha olema. Et me vist peaks ka nagu ühiskonnana juba harjuma ära sellega, et tegelikult me ainult eestlastega enam oma riiki ja majandust ainult üleval enam ei suuda hoida, et kui me tahame võib-olla sama hästi edasi elada. Nii, et kui ma ise tulin siia 11 aastat tagasi, niin mul oli plaan, että mä olen 3-4 aasta siinä, aga 11 aasta olen ollut. Ja miksi? Eestis on hea olla. Ja meillä on siinä ABB:s yli 20 eri riikistä inimisiä ja kaikki välismaalaiset, kes tulevat siihen, on positiivisesti yllättynyt, että millinen yhteiskunta Eesti on. Ja sitä peaks niinku ka rohkem turundamaan, että tule Eestissä ja oppi Eestis ja tule töölle ja niin edasi. Että mä arvan, että kun me võrreldamme teisiä Eurooppa-riikki versus Eesti, niin mä arvan, että meillä on rohkem plussia kuin teisillä. Näiteks eelminen nädal me külastin Vilnuses Leedus ja käisimme Vilnusen tekniikkakorkeakoolis ja rääkisimme õpilasista ja väga paljon uusia õpilasi tullut Indiasta. Ja miksi nämä tulevat Indiasta? Niillä on hea pilt Baltikumista ja Leedusta. Et siellä on korkea elutase, siellä on turvallinen ja siellä on hea inimisen olla ja suht odav niin kuin kooli kaa ja korkea tase kooli. Ja sitä meidän peaks rohkemkaan kyllä turunduma siinä Eestissä, että sitä diversiteetti tulisi rohkem siihen meidän tööstusessa. Mina mõtlen selle välistöö koha pealt niimoodi, et need inimesed, keda meil vaja on, mõeldes jälle, et võiks olla mingid oma ala tipptegijad, sest kui me tahame ja meil on vajalik, et majandus oleks konkurentsivõimeline, siis selle tööstusmajanduse alustalaks on ikkagi eksportiv tööstus ja see tõstab meie sisemajas kogu produkti. Ja selleks, et meil tekiks selline eksportiv tööstus, meil on vaja tehnoloogiaoskust, sest kõige kergemini või ütleme, kõige rohkem aitab meie majandusele kaasa siis, kui me suudame luua tehnoloogia, mida võtavad kasutusele teised ja mis on meie loodud. Ja see looks kõige rohkem väärtust, et kui me lihtsalt toodame mingit asja, meie konkurentsieelis ei ole odav tööjõud, et me toodame siin koha peal mingit asja ja siis müüme, et me konkureerime oma toote oma hinnaga teisteks, see on keeruline. Aga kui me suudame teha sellist ajuga tööd, et tehnoloogia tööd, mingi tehnoloogilise lahendus ja neid eksportida, ma arvan, et seal on potentsiaal, aga kindlasti Eesti on väike, iive on negatiivne, et meil on kindlasti selliseid tippe oleks vaja, mis aitaks meid edasi viia järgmise tehnoloogilise hüppe teha ja meie ekspordi võimalusi kasvatada. Just ja praegune võib-olla kerge selline tööstuse kriis või majanduse eksportiva tööstuse kriis on ka tulnud pisut ka ju sellest, et elatustase on tõusnud Eestis ja me ei ole enam tegelikult see odava allhanke riik. Et seda me oleme juba vaikselt hakanud nägema.
et on vaja tegelikult kõrgema lisandväärtusega töökohti ja tegelikult nüüd me oleme juba pisut kompinud ka haridusteemasid ja tegelikult haridussüsteem Eestis, me teame, on väga kõrgel tasemel maailma mõistes, aga siiski võib-olla, kui me räägime tööturu vajadustest, on kindlasti kohti, kus me saame midagi võib-olla teisiti teha, parandada ja ega elu läheb kogu aeg edasi, ikka on kogu aeg vaja asju edasi arendada. Ja me juba defineerisime ära ka selle, kas just siis probleemi, aga et iive on negatiivne või madal ja selles suhtes orgaaniliselt enam meile tööjõudu väga Eestis peale ei tule ja just tuleb seda lisandväärtust luua. Aga võib-olla, mis on need praegu need kõige suuremad kitsaskohad siis haridussüsteemis, et me natuke oleme sellest nagu rääkinud, aga võib-olla... No jah, võib-olla kordame juba, aga ikkagi jah, ma arvan, et kõik hakkab peale reaalainete õpetamisest, nende vastu huvi tekitamine lastele koolis juba, et võib olla samas koolis väga erineva tasemega õpetajad ja ka tulemus on väga erinev laste puhul. Nii et ma arvan, et see hakkab sealt peale, kindlasti ka vanemate puhul, et vanemad ka suunaks või näitaks seda maailma, et annaks võimaluse sinna maailmasse vaadata. Et kui meil on motiveeritud õpetajad, isegi täna meil on kahjuks ju puudusõpetajad, meil ei ole kõik kohad täidetud reaalainete osas, et siis ma arvan, et sealt hakkab asi nagu hargnema ka paremaks. Et olen ise kokku puutunud sellega, kuidas üks õpetaja võib teha nagu imesid lastega, kui ta on motiveeriv, lapsed õpivad seda, ise õpivad, saavad meeletult häid tulemusi ja jõuavad niimoodi ka kaugemale, et võib-olla üks selline tähelepanek. Ja võib-olla kusjuures ma käisin paar nädalat tagasi Tallinna Tehnika kõrgkoolis ühte loengut andmas ja ma olin väga üllatunud, mul saalis oli ligi 28 noort tudengit, nad olid kõik väga huvitatud erialast, nad küsisid küsimusi ja pärast rääkisin ka õppejõuga, ma sain aru, et konkurss on suurem kui vastuvõtu nii-öelda kohtade arv on. Ja sama näitab ka Tallinna Tehnikaülikoolis, kus näiteks energeetika konkurss on kasvanud, aga on üks selline nii-öelda väljakutse või kitsaskoht on see, et kuna valdkonnas on tööjõupuudus põhimõtteliselt, siis inimesed lähevad juba varakult tööle, kooliaeg. Ja kui käia tööl, siis samal ajal paralleelselt täiskohaga koolis on keeruline. Ja siis jäädakse koolirütmist maha ja näitab statistika, et kahjuks lõpetajate arv on umbes laias pooled, kes sisse astuvad, pooled ainult lõpetavad, et ka siin on vaja mõelda, kuidas ettevõtluse ja hariduse koostööd nagu kasvatada, et meil oleks nii sisseastujate arv suurem kui ka lõpetajate arv, sest täna jah, lõpetajate arv on ikkagi väga madal võrreldes sisseastumisega, et ja seal on kindlasti ettevõtluse ja haridus teadusasutuste koostöös on kindlasti sellist arengu ja koostööpotentsiaali. Just, ja see on vist bakalaureuseõppe andmed, ma kujutan ette, et... Jah, bakas ja ma sain aru ka isegi magistratuuris, kus pooled vist ei lõpeta tähtajaliselt või siis katkestavad. Just, ja kui paljud üldse lähevad bakalaurest edasi magistrisse, et tegelikult inseneriõppest tihti me räägime ikkagi magistrikraadist, mitte bakalaureuse kraadist, aga Jukka, sina õppisid Soomes koolis ja nüüd oled Eestis ka töötanud, käinud koolides ja oskad sa nagu tuua mingeid võrdlusi näiteks Soome haridussüsteemiga, et kui populaarne on Soomes näiteks inseneri ja sellised STEM-alad? No, Soomes tööstus on alati olnud suur. Näiteks se paperitehas. Niitä oli 4-5 suurtehast. Iga tehas võttis 200 praktikantti iga suvi. Se tähentäisi kaikki minun söprät ja kollegit ja naapuritytrykit ja poissit oli paperitehasessa tööllä. Et se oli sellainen niinku, se oli tavaperäinen ja koolis meidän opettajat oli ka harjunut tööstysestä, ollut äärimaailmassa ja ne
teemat oli tuttavat ja kaikki tiesivät, millinen on generaattori ja millinen on staattori vai roottori ja niin edasi. Et se oli osa niin kuin tavaperäistä elua ja mä arvan, että se paistaisi läpikaan sinne koolimaailmassa. Se, että oli sellainen yhinen arvosaaminen, mitä tööstys on, mitä tööstys on vajaa. Kaikki ihmiset arvestaisivat sitä, että se oli, ja se oli terve majandus ja moottor. Että se, miksi Suomi oli ja on maailman tiptasemman riikon, siinä on 2 asiaa minun mielestä. Teinen on se tööstys yleisesti ja Nokia. Me kaikki tiedämme, kuidas juhtus, kun Nokia läks halvasti Suomessa, terve Suomen läks halvasti. Että se on myös sellainen hea ja halp näitä. Ja sitten mä tahaksin rohtuta niinku sitä naista ja tytrykkitten niinku osaa, että siinä, kun mä olen käynyt koolis loin viipymässä, niin Suomessa oli rohkem tytrykkeet oppiklassissa kuin siinä Eestissä. Että kas se onkaan sellainen niinku turundusteema, mitä peaks niinku rohkem rääkkimään, että tööstys ja elektriala on täiesti okei tytrykilläkaan. Et see on võib-olla ka selline aegunud soorollide teema võib-olla ka, mis Eestis äkki võib ka koolides võib-olla olla. Ja. On just, että se on täiesti okei. Ja näiteks meie teise suure tehase juhtonainen. Ja tehas on sel hetkellä maailman suurin tehas siinä valdkonnas, kus me tekelemme. Et se on hea konkreettinen näette ka, et kaikki voimaliikki. Aga mida noortele võiks nagu anda praegu nõu, et mida tööturg neilt ootab nagu tulevikus, kui me vaatame nii-öelda tulevikku ja haridussüsteemis, et võib-olla füüsikast ja matemaatikast nagu veel kõrvale, et mis alad nagu või valdkonnad võiksid nagu olla olulised samad lisaks sellele? No kui valdkonnad erialadest, täna räägime ikkagi ju peamiselt nii-öelda reaalteadustest, siis kindlasti tulevikualad on elektroonika, kõik kogu see drooninduse maailm, kaitsetööstusmaailm, energiatehnika, kus me ise toimetame kõik need akud ja tarbimisjuhtimislahendused ja kindlasti keemia valdkond. Meil Eestis ka, meil on olemas oma põlevkivi, mida väärindada keemiatoodeteks. Vesinik tuleb vesinikutehnoloogiad väga jõulikult tõhuliselt tulevad siis rohepöördega. Samuti biotehnoloogiad, samuti puidu rafineerimistehnoloogiad, farmaatsia, kindlasti Eestis on hea potentsiaal, teaduspotentsiaal ka ravimitööstuses, et ma arvan, et need on kõik sellised, aga jällegi, me jõuame ikkagi sinna alust õppeaineteni, mis on ikkagi keemia, matemaatika, füüsika, et selleks, et neid aineid õppida, peab koolis neid aineid ikkagi õppima ja jällegi võti on see, et kuidas neid aineid õpetatakse. Kas on meil klassi ees motiveeriv õpetaja, et miks laps tunneks huvi ja läheks õppima näiteks ravimitööstust. Selleks on vaja ikkagi kahjuks keemiat osata või vähemalt see keemia peab talle meeldima. Et need on need tuleviku eriala kindlasti. Loomulikult IT on infotehnoloogia jätkuvalt ja telekommunikatsioon. Et selliste teenuste ja platvormide arendamine jätkub, ega see kuskile ei kao, aga need on käsikäes, nagu Jukaga mainis, käsikäes tööstusega, et ega see AI ja selle kasutamine loomulikult, see on tuleviku tehnoloogia, aga meil on vaja ka sellist käega katsutavat tööstust, mis on päris tööstus, nimetatakse tööstusmajanduseks, ehk see on see, mis päriselt Eesti riigis või ütleme majanduskonkurentsi tõimab ja meie elujärge ja heaolu parandab. Just eksport ja siis kindlasti interdistsiplinaarsus on võib-olla üks võtmesõna, et ei saa olla ainult ühel alal enam nagu spetsialist, et see on ka see lisandväärtuse nagu loomine, et ei ole enam ainult elektriinsener, aga võib-olla oled automaatikainsener, kes oskab ka väga heal tasemel IT-d ja et sellised nagu valdkonnad on kindlasti, mis on tegelikult, millele on oluline nagu tähelepanu pöörata, et kus tuleb see kõrge lisandväärtus? Jah, näiteks meil omal ka Eesti Energias on väga mitmed inimesed, kes on mingi eriala näiteks lõpetanud, Tehnikaülikool pakub häid selliseid
võimalusi, näiteks üks on digimuutused ettevõttes, üsna populaarne on olnud, ise olen ka see kursus lõpetanud, annab väga hea ülevaate tarkvarade tehnoloogiatest, süsteemi arhitektuurist ja tootearendusest ja ärimudelitest, et sellise pidev õppimine ja eluga kaasas käimine on, ma arvan, et üks oluline ja niisugune olla paindlik vastavalt tööjõutulude muutmisele. Kuigi tõesti elektrienergeetika ala, ega see ei ole muutnud, ega need Ohmi ja Kirchhoffi seadus kestavad täna samamoodi, nagu nad kestsid 30 aastat tagasi. Võtaks ühe teema veel siia juurde, et võib-olla me vähe puudutanud ettevõtteid ja nende sellist rolli, et me tõime selle küll välja, et ettevõtted võiksid rohkem panustada, aga milles see koostöö võiks nagu seisneda või see panus ettevõtete poolt? Just nimelt siis haridusse ja järelkasvu ja... No küll ma arvan, et kaikke oluline see, et me oleme siin Rae, Jüris ja meidän peaks külastama piisavalt koolis, mitä on siin meidän naapris ja sitä me teemme ja tuua sitä piltti niin kuin väliä nuorille ja opettajille ja väärtystämään ja tänämäkään opettajia, että kuin väärtyslikas työt nämä tekevät ja kutsumaan nämä siihen kyllä ja käymään itse luenkoit siellä koolissa. Että se on sellainen minun mielestä niin kuin SAM 1, että ikä ettevöttel peaks olemaan sellainen, kas se on osa branding-strategiat vai missä se on, mutta se olisi niin kuin SAM 1, että kun ettevöttelen strategia olemassa, mä olen kindel, että siellä strategia puututtaa inimisiäkaan, niin sellainen konkreettinen tekevys siellä tekevysplaanissa on koostöö koolitekaan. Ja yksi on ka, mitä mä rohuttan kyllä, on se isä ja ema rolli siellä kojuus, että niin kuin Raine isä ytles ja minun isä ytles, että elektrit on vaja. Niin se on ka väga olullinen, että niin kuin isä ja ema toettavat lapsia ja rääkkivät teemasta, että kun olemme koos öhtysuokilla kojuus, niin me rääkimme teemasta, että kuidas koolis läks, kas on uusia huvittavia teemasia, kuidas sinun opettajalle läks ja niin edasi. Että isä ja emä peaks tuntemaan ka huvi niin kuin se nooreen tulevikkuun jaoks. No kindlasti jah, see ettevõtluse ja hariduse koostöö on nagu ülioluline, nagu sa ise enne ütlesid, et sinu algus sai ekskursioonist. Ma arvan, et üks asi ongi, et ettevõtjad peaksid pakkuma rohkem võimalusi tulla noortele ekskursioonile, pakkuma praktikumi kohtasid koos väikse tasuga, samuti kõik need programmid, mida ettevõtjad on alustanud, see Lae-End programm, mida me koos ABB ja teiste partneritega oleme käivitanud, et Eestis füüsikaõpetajaid ja nüüd siis ka keemiaõpetajaid motiveerida. Aga neid on ju palju olnud, meil oli kunagi noortele suunatud Entrum programm, meil on olnud tagasi koolide, mäletate, Robotex mess, nüüd on Positron mess, eks ole, kõik on ju sellised tehnoloogia alale suunatud tegevused ja eks nad tegelikult ju kannavad ka natuke vilja, et ikkagi noored näevad seda, aga peab ka tulema majandusüldkeskus ja avalik kuvand ja kõik see peab seda ka toetama, et see on popp õppida tööstust, õppida tehnoloogiat, et tulevikus on see, tagab sulle kindla sissetuleku ja tagab sulle ka nii-öelda võimalused maailmas mujal töötada ja kogemust saada, nii et ma arvan, et selline ettevõtluse ja hariduse koostöö on kindlasti üks selline veel nii-öelda lihvimata osa, mida annab veel kindlasti sättida paremaks. Meil on aeg ka vaikselt hakata kokku võtma tänast vestlust. Me rääkisime järelkasvust, spetsialistide puudusest, kuidas seda lahendada, koostööd ettevõtetega peaksid koolid tegema, haridussüsteem tervikuna, fookus inseneriteadustele, inseneriharidusele, kuidas tööstuse kuvandit parandada Eestis. Mis oleks teie arvates võib-olla need peamised mõtted, võib-olla mida tänasest vestlusest võib-olla välja võiks tuua? Mä tahaksin ütleda, että kaiken voimalik, aga peaks prioritiseerimaan niitä teemasia, että kun me tahamme, menen takaisin kust Raine alusti, että me tahamme, että Eestissä on kaikki hästi ja inimisellä on turvallinen olo ja niin edasi. Ja kun me tahamme niin meillä peaks olemaan ne prioriteetit ettevöttäisi niin, että me koko ajan tekelemme sen tulevikkujaoksi.
Ja siellä on ne inimiset ja oskamiset tukevalt sees ja iga ettevõttes peaks olema piisavalt panustamist ja resursseja sellisten tegevusten elluviimiseks. Et se LAEN-programm näiteks Eesti Energia alusti sitä ja olemme siellä sees ja se on väga hea konkreettinen näitte, että kuidas me niinku koos olemme tukevammat ja kui hästi sitä on ellu vietyt. Selleks, et meil elu Eestimaal läks paremini nii kõigil kui ka individuaalselt, siis see eeldab head tugevat majandust. Hea tugev majandus baseerub tööstusele, eksportivale tööstusele. Eksportiv tööstus baseerub kvalifitseeritud tööjõule. Kvalifitseeritud tööjõud baseerub heale järelkasvule. Hea järelkasv baseerub headele õpetajatele. Nii et mina lõpetaksin siin, et head õpetajad. Täpselt niin ja siis meidän peaks olema uhke ka, mitä me olemme teinyt siinä Eestis. Et kun me olemme maailman messillä ja maailman turulla, niin mä liikaa paljon kuulen sitä, että testi on väikkeä. No okei, se on väikkeä, aga se ei ole SAM 1. Me olemme suur. Ja se peaks tulemaan niin kuin väliä ka, että meillä on väga suuret tukevuuset, mitä ei teisissä Eurooppa-riikissä ole. Että ei pea olla liikaa sellainen, niin kuin, kuidas mä nyt läksin, että me olemme uhket siitä, mitä meillä on olemassa. Just, ma võtaks ka lühidalt võib-olla kokku kõik siia lõpetuseks, et tegelikult võib-olla need probleemid ja väljakutsed ei olegi võib-olla nii suured, kui meile võib-olla tundub, et tegelikult juba on ka mingid positiivset signaali ka näha. Nii sisseastumises ülikoolidesse kui võib-olla kutseharidus natukene võiks olla paremini pildil, aga üldjoontes asjad lähevad paremaks. Ja me tuleme siit kindlasti tugevamale välja. Ja selline saigi seekordne ABB podcast. Tänan Raine ja Jukka ja tänan kuulamast ja järgmise korrani. Energiamajanduse telgitagustes.